Tere tulemast Libra Luresi kanalile. Kutsun teid vaatama järgmist osa. Teaosas on meie viimane mudel Vertical Pelagic Deadfish sarjast. Kutsun ka teid. Surnud kala. Pikkus 6,7 tolli ja 167 mm. Pakendis 2 tükki. See on ka ainus Vertical sarja pakend, kus plistris on 2 tükki. Sööda kaal on 26,5 grammi. Deadfish on tänaseks saadaval 12 värvitoonis, nagu ka teised Vertical sarja mudelid. Kohe näitame teile neid lähemalt ja esitleme ka mõningaid kunstlikke rakendusi. Nüüd on meil esimene standardne rakendus. Vertikaalne tugevdus. Alustame klassikaliselt ankruga, nagu ka eelmistes osades. Kes pole varem vaadanud, saab nüüd selle mudeli juures näha. Nii et meil on ka kolmik. Siin toon selle teile lähemale. Kolmik, 2 ühendusrõngast ja pöör. Ja nüüd siis nii, võtame tangid. Alustuseks haarame hoolikalt ühendusrõnga ja kinnitame selle pöörli külge. Seejärel võtame kolmiku ja kinnitame selle kolmiku külge. Pöörame. Nüüd on meil juba esimene komplekt kokku pandud. Võtame nüüd teise ühendusrõnga, mis on meil valmis pandud ja kinnitame selle hoolikalt teisele rõngale, täpselt teisele poole, et kõik oleks kindlalt paigas. Nii, ja meil on selline komplekt valmis tehtud. Seejärel võtame õngepea ning kinnitame selle hoolikalt meie varem ettevalmistatud komplektiaasa külge, veendudes, et see oleks kindlalt ja turvaliselt paigas. Me võtame oma surnud kalad. Mõõdame ära, kui palju meil on vaja seda pea jaoks lõigata. Võtame kääride. Parem kauem, nad on mugavamad. Lõikame ära. Me sõidame pea täielikult sisse, kuni see on korralikult paigas ning seejärel keerame selle külili, et see kindlalt ja turvaliselt kinni jääks ning enam lahti ei tuleks. Seejärel selliselt ettevalmistatud landi puhul küsimus on, kummale poole te tahate suuremaid sisselõikeid meie Deadfishi küljele, sest ühel pool on väiksemad, teisel pool suuremad. Ja juhtus nii, et panin need suuremale poolele. Torkame kolmikhaagi kinnitused meie Deadfishi sisse. Kinnitame kogu komplekti ja see näeb välja järgmiselt. Siin on meil kogu painduv sabaosa. Saba on nüüd külje peal. See hakkab väga ilusti liikuma, mida näete kohe ka akvaariumis. Ja siin on meil tavaline keeratav juhtpea. Ja nagu eelmisel korral olen ma ette valmistanud sellise komplekti varustamiseks ning kinnitame selle ülemise või alumise aasa külge. Kui püüame väga põhja lähedal, soovitan kinnitada alumise aasa külge. Kui püüame veesamba keskel, siis kalal on ruumi hoogu võtta ja rünnakuks valmistuda. Seega võib julgelt kasutada ülemist kinnitust. Isiklikult eelistan ma ülemist kinnitust.
Ma ei lisa landile mingeid üksikuid konksusid juurde. Väga harva, ainult siis, kui tõesti on väga palju võtte ja me ei suuda neid ära kasutada. Aga kui keegi püüab väikeseid kalu, siis me ei keskendu ka neile. Sõuame ringi ja otsime midagi suuremat. Ja siin võtame järgmise särje. Meil on selline komplekt olemas. Võime lõigata või mitte, sest meie landid on nii disainitud, et neid saab siia vabalt keerata. Meie kruvikinnituse külge. Siin võtsin just sellise, mis on juba mitu korda varustatud, aga ma arvan, et see ei sega ja panen landi lühidalt külge, ehk siis ilma keha jäigastamata. Kasutatavad kolmikud võivad olla suuruses 1-0 kuni 2-0. Küsimus on selles, kui laialt tahame selles kohas kolmikut laiali ajada. 2-0-ga kolmik ei ole selle jaoks ka liiga suur. Mina kasutan Deadfishi puhul 1-0, nii et see suurus tundub mulle täiesti sobiv. Võime seda veel pikemaks teha, tõmmata rohkem tahapoole. Siis jääb meil lühem osa landist, see on vähem pehme, rohkem liigub sabaots ehk siis umbes 1/3 korpusest ja siis kinnitame selle siia pehme osa alla ning pikendame automaatselt seda rakendust. Siin on meil rakendus tavalise kolmikuga ilma kinnitustappide või pinnideta. Meil on kolmik Wolframist pea ja kinnitustapp kolmikule, et see ei jääks korpusest eemale. Tõmbame sellise kolmikuga, millel on aas, läbi ja nii on meil komplekt, kus kolmik ei logise ega liigu ringi, pole vaja seda sisse lüüa, mis tähendab, et me ei kata ogasid ära, kõik 3 ogast jäävad väljapoole, mis teeb need paremini kättesaadavaks ja seetõttu tundub mulle, et rohkem võtteid jääb kinni ja on edukamad. Surnud kala. Siin tahaksin teile näidata mõningaid detaile, mis meil on. Kumerad silmad, mis on kenasti kehast eemale, lõpused, soomused, sisselõiked mõlemal küljel. Nagu nimigi ütleb, on see surnud kala, me varustame selle peamiselt külje pealt, kui püüame vertikaalse meetodiga, seetõttu on need sisselõiked samuti olulised detailid. Saba paksus, uimed paksus, kõik on kohandatud nii, et kogu land töötaks korralikult. Samuti saame neid peibutisi kasutada klassikalisest põhjast püüdmiseks või taskulambi meetodil püüdmiseks. Kui tahame püüda lantidega, millel ei ole liiga agressiivset mängu ja sageli juhtubki nii, et kui paneme kopito tüüpi landi, siis haugid lihtsalt saadavad selle ära. Siis need peibutised ei tööta ja kasutame hoopis jaska tüüpi lande. Ma olen isegi selle landi puhul, kui püüdsin veesamba sees, saba täiesti ära lõiganud. Püüdsin ainult kerega, et see õrnalt külgedele õtsuks ja see oli samuti tõhus ja toimis hästi. Nii et meie Deadfish landi kasutusvõimalused on väga laiad. Siin saame näidata, kuidas saab landi külje pealt jigipeaga varustada. Siis tekib ka küsimus, millist landimängu me soovime saavutada. Oluline on varustada nii, et lant jääks horisontaalselt ega painduks siin jigipea ja konksukaare vahel. Me võime ka oma landi klassikaliselt varustada, püüdes selle sirgelt konksu otsa ajada. Ja meil on klassikaliselt relvastatud pääsuke. Vertikaalseks varustamiseks võime kasutada ka raskemaid jigipeasid, näiteks 40, 50 või 75 grammi, see sõltub juba teist endist. Kasutades konksu ja vajadusel lisades lisakonksu. Nagu ma ütlesin, ma ise ei ole lisakonksude fänn, nii et see on juba teie otsustada, mida teete.
Aitäh tähelepanu eest! Siit kohast tahaksin teid ka südamest kutsuda Ribomania messile, mis toimub juba varsti. Seal saate kõiki neid lante katsuda, vaadata, näha kogu värvivalikut ja mis kõige tähtsam, vestelda. Olete väga oodatud. Meil on päris suur boks ja palju uudistooteid, nii et usun, et igaüks leiab endale midagi huvitavat. Ootan teid kõiki soojal, hoolitse enda eest.